15–29-aastastest eestlastest on hetkel 11% neetolukorras. Noored pole aga tihti vabatahtlikult sellises situatsioonis. Kindlasti tahan minna tööle, sest et elu on selline ja also ma arvan, et nüüd kui ma olen selles olukorras, et ma ei käi koolis, siis mul peab mõtted käida lihtsalt koju nii-öelda mädanema või mitte midagi tegema, et kindlasti tuleb midagi teha eluga, et püsida aktiivne. Tihti abi vajavad ei satu noortekeskustesse ega ole ka linnapildis nähtavad, kuid ka nemad vajavad infot selle kohta, millised võimalused neil on, kust abi saada ja kuidas oma muredele toetust leida, et nad üksi ei jääks. Noorsootöö on võrgustikutöö, et muidugi noorsootöötaja on inimene, kelle poole noor saab pöörduda, aga noorsootöötajal on ka olemas kontaktid, näiteks vaimse tervise õe, noorte heaolu spetsialisti või lihtsalt ta teab organisatsioone, kus noor võiks saada abi. Näiteks noor, ei julge pöörduda töötukassasse, aga noorsootöötaja saab teda julgustada ja öelda talle, kuidas need protsessid käivad, sest see on lihtsalt toetamise protsess. Noorteni kiiremini jõudmiseks on Harno välja tulnud veebi noorsootöö teenuse projektiga, mille eesmärk on just Eestis neetolukorra parandamine. Teenuse eesmärk ongi, et noored, kes siis võib-olla ei käi noortekeskuses, keda mobiilne noorsootöötaja ei puutu kokku ja kes ei jõua kuhugi üritusele, sündmusele, kes võib-olla rohkem veedavad aega veebikeskkonnas, et saada nendega kontakti ja siis sealt edasi juba liikuda individuaalselt, et mis iganes noore soovid ja tahted on, et sealt saab edasi liikuda. Aga kõik algab ikkagi sellest, et noore jaoks peab olema see võimalus üldse astuda kontakti ja hakata liikuma selles suunas, et oma elu muuta. Veebi noorsootöö teenuse eesmärk on jõuda 2028 aasta lõpuks olukorda, kus 65% veebi noorsootöö teenust saavatest noortest ei oleks 6 kuu pärast enam neetolukorras.